tere, mina olen Aleksander. Täna me uurime, kuidas purjetamise hoovuse suund mõjutab purjetamise starti. Siit tuleb meil täna tuul 5 meetrit sekundis ja siit poolt tuleb meil tagant hoovus 6 meetrit sekundis. Siin on meil stardikaater ja siin on meil pinnet ehk siis lipp. Siin vahel on meil mõttejoon, kus sa 1 minuti jooksul ei tohi üle olla. Ja kui sa oled 1 minuti jooksul üle, siis su sõit ei lähe arvesse. Ehk siis sa saad viimase koha ja sa saad 1 koha veel juurde ka. Purjetamise start kestab 5 minutit. See on Optimist purjekas, keda juhib mina. Nii. Praegu on siis meil 0 hoovus. Kus sa näed, kui on tuul, siis tõmban purje sisse ja ütleme, et siis on 1 minut käib juba ja on 10 sekundit stardini ja nüüd on 5 sekundit, siis ma tulen 5, 4, 3, 2, 1 ja ma lähen üle ilusti ja minu sõit läheb arvesse, kuna ma ei olnud üle selle mõttejoone täpselt enne, isegi kui sa oled 1 sekund ennem seda üle, siis see ikkagi loeb, et sa olid üle. Sa pead olema täpselt 0 peal, sa pead täpselt sõitma üle. Nii, 0 hoovusega meie paat ei liigu kuhugi, sa pead ise sõitma. Aga kui me nüüd paneme hoovuse hästi nõrgalt tööle, siis väga ka ei toimu midagi. See väga ei lükka, et see ei lähe väga edasi. Aga kui me paneme nüüd hoovuse natuke tugevamaks, siis juba natuke mõjutab. Siis sa pead alati pärast, ennem kui sõidud hakkavad, siis sa pead alati kontrollima hoovust. See oleks muidugi tark mõte. Ja siis ütleme nüüd, kui on 5 sekundit stardini ja 1 minuti jooksul ei tohi üle olla, 5 sekundit stardini, siis tuled 5, 4, 3, 2, 1 ja siis sa lähed täpselt 0 jääl üle. Nii. Ja tavaliselt kuskil mere peal väga hoovust nii palju ei ole, aga näiteks Pärnu jõel on hästi palju hoovust, kui sa käid seal purjetamas. Ja kui me paneme nüüd hoovuse väga tugevaks, nüüd see hoovus on ikka väga tugev, siis võib lausa 3 sekundit arvestada niimoodi, et 3 sekundit stardinist sa tuled 3, 2, 1 ja siis läheb kohe üle hästi kiiresti. Aga igal pool pole sama hoovus. Vahest võib olla lausa niimoodi, et siin pole üldse hoovust. Aga kui sa lähed juba siia, siis natuke on hoovust. Ja siis kui sa lähed mingisse kohta, siis seal võib väga palju hoovust olla. Nii, veel kord näitan teile. Tuled siit. Aga kui sa tahad mitte 3 sekundiga, siis sa võid 5 sekundiga. Aga muidugi enne, kui sa sinna sõidad, siis sa ei tohi ka üle olla. Siis me võime teha niimoodi 5, 4, 3, 2, 1 ja siis sa lähed ka täpselt 0 jääl üle. Ja tavaliselt, kui sa sõidad niimoodi, aga kui hoovust üldse pole, siis, näed, siis ei juhtu midagi. Siis sa pead ise sõitma üle niimoodi, et kui on 3, 2, 1 ja siis on 0 ja siis lähed ise üle.